Tere, mina olen Rene ja mina olen veipija. Mul on oma lugu ja minu lugu algas 6 aastat tagasi. Ma olin suitsetaja olnud 16 aastat. Suitsetasin võrdlemisi palju. Pakkpäevas läks kindlasti pikematel päevadel ka rohkem. Lugu sai alguse sellest, et meie perre sündis esimene laps. Siis ma veel suitsetasin. Ma käisin õues talvel lumeses suitsetamas tuisu käes ja läksin tuppa, võtsin oma lapse sülle ja siis hakkasin mõtlema, et ma vist haisen hirmsasti. Teadmata siis, kui kõvasti ma haisesin, kui ma veel ise suitsetasin. Samal ajal hakkasin ma mõtlema ka sellele, et kuna mul oli hommikuti ikkagi kopsud valusad ja ma olin proovinud loobuda suitsetamisest rohkem kui 5 korral kindlasti. Küll plaastritega, küll kõiksugu muude asjadega. Ja parimal juhul ma ilmselt olin ilma suitsuta võib-olla päeva. Sellel ajal veel olid e-sigaretid väga algelised ja selleks pidi olema väga palju tahtejõudu ka selle asja juures, et suuta maha jätta nendega. Tänasel päeval on asi 10 kordi lihtsamaks läinud tänu vedelikele, millel on selleks just meeldivad maitsed. Sa leiad miskit, mis aitab sul sellest tubakast eemale saada. Vanasti siis, nimetame seda vanasti, olid väga populaarsed just tubaka maitsed sellepärast, et vedelike kvaliteet ei olnud nii hea, kui ta on tänasel päeval. E-sigaretid ise ei andnud ka nii hästi maitset. Ja siis oli kõige loogilisem valik tubaka maitseline vedelik. Praegusel momendil me teame väga hästi, mis on e-vedelike sees. Selle jaoks on tubaka direktiiv Euroopas. Kõik vedelikud peavad läbima testid laboratoorsed, et üldse pääseda turule. See hõlmab siis kõiki koostist ja ka auruteste. Aga kõik see selleks, see kõik tahetakse meil käest ära võtta. Minu pöördumise mõte ongi selles, et praegusel hetkel on juba vastu võetud e-sigareti vedelike aktsiis. See on 20 senti 1 milliliitri pealt. See tähendab, et koos igasuguste maksudega e-vedelike hind tõuseb drastiliselt. Seda esiteks, selle ehk elame koos kõik üle. Aga sotsiaalkomisjonis on praegu arutelul järgmised asjad siis. Maitsete kaotamine e-vedelikes. Ainult jääb alles tubaka maitse. Ehk siis ei ühtegi puuviljasegu, ei ühtegi karamelli, ei ühtegi mis iganes asi see oli, mis aitas ka sinul suitsetamisest loobuda. Need kõik keelatakse. Teine plaan on e-poodide sulgemine. Räägitakse, et lapsed käivad e-poodides meil ja tellivad kaupa, kuigi me ju teame, et e-poed ei väljasta kaupa alaealistele. E-sigareti müüjate kasutajate liit on välja pakkunud riigile alternatiivi, et ID-kaardi põhiseks täielikult teha e-poed, et e-poodide sisu isegi ei näe enne, kui sa ei ole sinna sisse loginud oma ID-kaardiga. Seda eiratakse, kuigi valida me saame selle sama ID-kaardiga. E-poodide sulgemine tähendaks ka maapiirkondades inimestele suurt lööki selles mõttes, et e-sigareti poed on ainult suuremates linnades. Need õnnelikud inimesed maal, kes on suutnud leida endale ohutuma alternatiivi e-sigareti näol, tõenäoliselt peavad hakkama tegema auto või bussisõite selleks, et saada vedelikku või siis minna ja osta jälle suitsu, sest suits on igal pool saadaval, e-sigaret mitte. Lisaks siis, kuna praegusel ajal on õnneks hakanud e-sigareti vedelikke ja e-sigarette hakatud müüma ka mujal mitte spetsialiseerunud poodides, ehk siis tanklad, mingisugused suuremad poeketid. Tahetakse e-sigaretid ja need vedelikud panna leti alla. Põhjus jällegi selleks, et laste silmade alt ära. Kuigi mitte üheski e-sigareti poes, kes endast vähekenegi lugu peab, ei ole kunagi müüdud alaealistele e-sigareti. Juba enne seda tehti see liigutus poodide endi poolt ära, enne kui seadus seda reaalselt nõudis. Ei müüdud alaealistele e-sigarette. Leti alla panek tähendaks siis seda, et sina pead minema igasse poodi nüüd ja küsima, kas sul on e-sigaretti, sest et seda väljas ei ole
vedelikega samamoodi. Ja siis müüja ütleb sulle, et jah, on mis iganes tubaka maitselist, sest muud ju müüa ei tohi. Aga kui sa käid 4-5 poes ja järjest küsid ja kusagil ei ole, siis sa ei jõua enam seda küsida. Ja see tapab täielikult kogu selle turu meil ära. Veel on siis järgmine plaan, kui sa kusagilt saad e-sigareti, kui sa kusagilt saad e-vedeliku, kui sa soovid seda tarbida, siis on sul loomulikult võimalus minna õue. Praegusel hetkel on omaniku otsustada, kas siis töökohas või baaris, kus ei serveerita toitu. Sa võid seal teha, kui see kohalik nagu kultuur seda lubab, võid sa tarbida e-sigareti. Riigil on plaan suunata sind suitsuruumi ja mitte suunata, vaid saata. Ja seal sa siis hingad sisse seda kõike, millest sa pääsesid. Sa pääsesid tubakast, sa pead seda kõike passiivselt sisse hingama seal suitsuruumis. Kõik see paneb vohama musta turu. Must turg toob endaga kaasa teadmata kvaliteedi või olematu kvaliteedi. Praegusel momendil, kui sa lähed e-sigareti poodi, siis eelnevalt mainitult sa tead, et need vedelikud on testitud, need on kvaliteetsed ja need on lubatud müüa. Kui sa ostad mustalt turult, siis sa mitte kunagi ei tea seda, kas see on kvaliteetne või on see kusagil garaažis kokku segatud mingisugune asi. Sotsiaalkomisjonis käis maailmas juhtiv spetsialist e-sigareti alal, on doktor Farsalinos. Tema on aastast 2011 uurinud e-sigarette ja nende vedelikke. On väga palju meie meedias just ilmunud artikleid ümber lükanud. On väga palju ise teinud uuringuid. Tema uuringud on kõik avalikud, ta on alati ütlenud, et kui te soovite, võite te minu uuringuid korrata ja vaadata, kas te saate samad tulemused või mitte. Doktor Farsalinos käis ka sotsiaalkomisjonis. Talle anti üsna palju aega, et oma esitlus teha ja slaide näidata ja rääkida sellest teaduslikust poolest. Aga tema sõnul komisjoni liikmed ei olnud väga huvitatud sellest või ei kuulatud väga huviga teda. Mis sellest nüüd saab, ei tea. Arvestades huvi puudust ja endiselt et meie meedias surutakse uudiseid ja uurimusi, mis on korduvalt ümber tegelikult lükatud, mis ei ole nagu reaalse eluga, ei ole seal suurt midagi pistmist. Siis me liigume ikkagi sinna suunda, et me ei saa varsti veipida. Mida saad sina teha? Sina saad kirjutada meie seadusandjatele. Me paneme selle video alla infosse rea meiliaadresse, millele saab teha copy ja paste ja panna oma kirja saajale. Siis nad lähevad järjest sinna. Kirjutada oma lugu, missugune oli sinu lugu. Palu seda kirjutada ka oma armsamatel või sõpradel, kes on sinu ümber. Sinu ema, isa, poeg, tütar, õde, vend, tore naabritädi, kes iganes tunneb rõõmu selle üle, et sa said suitsetamisest lahti või sa leidsid endale ohutuma alternatiivi. Sest see on põhimõtteliselt meie viimane võimalus. Anda teada meie Riigikogu tegelastele, sotsiaalkomisjoni liikmetele ja kõigile, kellele peaks selline info jõudma. Praegune e-liidu töö on olnud mahukas ja on olnud väga läbimõeldud ja väga läbitöötatud. Ilmselgelt tahetakse kuulda ka tarbijate arvamust. Kirjas kõige olulisem on jääda viisakaks. Ma tean, et see sõnum on emotsionaalne ja ma olen ise ka emotsionaalne. Aga jääme viisakaks, kirjutage oma lugu, aga samal ajal võib olla otsekohene. Sest selle seaduse vastuvõtmisel kaob Eesti turult e-sigaret ja e-vedelik täielikult. Mina isiklikult isegi ei kujuta praegu ette, mida ma teeksin. Loomulikult on kõigi põhisoov suitsetamine või veipimine täielikult lõpetada, sest kõige parem on värske õhk. Ehk siis kirjutame seadusandjatele enda loo. Aitäh! Tšau!